taas teadushimuline raketisõber. Täna räägime sellest, kuidas tagurpidised asjad õiget pidiseks pöörata. Mattias Timm ja Karl Erich. Rakett 69 logo printimisel on läinud midagi valesti. Saates jätkab see võistleja, kes esimesena näitab meile ekraanil õigesti loetavalt logo. Võistlejatel on antud erineva kujuga läbipaistvaid klaasanumaid, vett ja loomulikult asju, mis neid segadusse ajab. Kas olete valmis? Jaa! Võistlejatel oli kasutada erineva kujuga klaasist anumaid. Siin juures on aga oluline mõelda, kuidas valgus õhus ja läbi teiste materjalide liigub. Kui võtta mõni selline ümara põhjaga klaasist anum, siis selleks, et pilt ringi pöörata, peaks vaatama selle poole mööda seda kumerat pinda. See tähendab aga seda, et vesi voolab siit avatud poolest välja. Aga miks see kõik nii töötab? See ring tähistab külje pealt vaadates purki. See purk on aga täidetud veega, mis tähendab, et tegemist on optiliselt tihedama keskkonnaga. Veega täidetud anum käitub kumera läätsena, mis tähendab, et kui nüüd kiired liiguvad selle anuma sisse, siis murtakse nad oma liikumissuunast kokku poole. Selle jaoks, et aru saada, kuidas käitub valgus, mis liigub läbi kumera läätse, joonistamegi siia nüüd ühe kumerläätse. Tähistagu see sinine nooleke meie objekti, mida vaatleme läbi kumera läätse. Vaatame nüüd, kuidas liiguvad kiired läbi läätse. Alustame objekti ülemisest otsast, mille olen tähistanud siin selle noolekesega. Kõigepealt tõmbame esimese kiire, mis läbib läätse keskpunkti ning seejärel tõmbame teise kiire, mis on optilise peateljega paralleelne. Leides koha, kus need kiired lõikuvad, teamegi, kuhu tekib kujutis. Täpselt sama teeme ka teise punktiga, antud juhul selle noole alumise punktiga. Selle olen tähistanud selguse mõttes väikese ristikesega. Kui konstrueerime sarnase kiirte käigu, siis saame leida, kuhu tekib ka see punkt. Näeme, et kiirte konstrueerimise tulemusena on kujutis tekkinud ümberpööratult. Just seda asjaolu ära kasutades saamegi ka tagurpidise Rakett 69 logo vett täidetud purgi abil ümber pöörata. Seega peame leidma anuma, mida saame kumera pinna poolt vaadata, nii et valgus läbiks seda anumat, aga nõnda, et see anum oleks vett täis ning vesi sealt välja ei voolaks. Selle jaoks tasub võtta purk ja panna sellele gaas peale. Kui nüüd selle purgi kaamera ette panen, siis näeme, et olemegi edukalt suutnud pöörata logo tagasi õiget pidi.